kas merele madel või randa. Kui teane kallas kaugel veel. Mu rääval tulnud saabas kraabib kanda. Ja paadi põhi läbi laseb veel. Tere ja aitäh ka muusikalise avalöögi eest, Timo ja Meesansambel. Teid on nii mitmes kohas kuulda näha olnud, et mõtled juba, et oled kõike näinud, kuulnud, aga te suudate alati üllatada. Väga äge. Aga head hiidlased ja Hiiumaa sõbrad, tere tulemast Hiiumaa turismimessile. Turismimessile, kus me peaksime lõikama linte ja avama turismihooaja, aga ma ütleks, et on rõõm tõdeda, et turismihooaeg on juba alanud, vähemalt see, mis ma oma silmadega näinud olen, ja oma silm on ju alati kõige targem fakti kinnitaja, ehk olen näinud Hiiumaal juba esimesi turismibusse, olen laeva peal täiesti tippa ja välistel reisidel kohanud ootamatult palju reisijaid. Ja tegelikult õnneks kinnitab oma silma ka see, mis võib-olla rohkem tõesem on, ehk laeva ja lennuki statistika, kus numbrid näitavad jätkuvat kasvutrendi, mis on ära ütlemata hea meel. Loodame siis, et me suudame neid inimesi, kes meritsi või õhuteed mööda siia jõuavad, üha rohkem siin hoida, neid üha rohkem enda tegevustega siduda, et nad siit hea emotsiooniga lahkuksid ja üldse ei kurvastaks, et nad kogu oma raha on siia jätnud. Tänane eesmärk peaks olemagi siis tutvustada turismi tooteid, teenuseid ehk võimalusi, kuidas turist saab siia raha jätta, aga kindlasti ka see, et üksteisega paremini tuttavaks saada ja kontakte vahetada ja selleks on siis ka tegevused kavandatud. Ehk messi ülesehitus ongi rohkem konverentsi stiilis, pakkudes vahetut suhtlemisvõimalust. Ja saan aru, et siin on nii majutajad, toitlustajad, sündmuskorraldajad, reisibürood, elamuspakkujad, aga ka teised, kes on turismiga otseselt või kaudselt seotud, on nad siis Hiiumaalt või kaugemalt tee siia leidnud. Ja tänase jooksul luuakse otsene seos ka Hiiumaa kunstiaastaga, 2024 on teadupärast meil kunstiaasta, ja võib-olla täpsem oleks isegi öelda, et mitte otsene seos, vaid koguni teos kunstiaastaga siin loodud saab. Nii et omalt poolt soovin, et meil oleks siin sisukad ettekanded, et meil jaguks meeldivaid kohtumisi, arutelusid ja saaksime siit kõik targemana ja hea tujuga lõpuks koju minna. Toredat päeva! Tervist! Tere, head hiidlased ja mõned salasaarlased, nagu näha. Mul on tõeliselt hea meel olla siin lava peal, avamas 3. Hiiumaa turismimessi. Meie suur turismimess Tuurest on olnud
avamisel juba 31 korda ja kuna see on siin 3. kord, siis ma tahan tõesti teid kiita, hiidlased, et te olete sellise asja siin välja mõelnud ja et iga kevadel oma turismihooaega sellise toreda pauguga avate. See on oluline, sellepärast et see ütleb nii hiidlastele kui kogu Eesti elanikkonnale, kui kõikide turismiasjalistele, poliitikutele, et turism on üks oluline asi. Ja see sõnum, ma arvan, on väga hea, et ta läheb üle Eesti laiali, peale selle, et ta meil omavahel siin on. Ja teiseks, mis on väga oluline asi, on see, et meie Eesti on nii väike, et siia välisturisti tuua, me käime seda koos tegemas, paneme oma jõud kokku ja toome välismaalt välisturiste koos ära. Ja samamoodi siin samas Hiiumaal, et see turissi Hiiumaal ära tuua, et omavaheline koostöö on üks väga tähtis asi. Ja see on see, milleks me siin täna koos oleme, et seda omavahelist koostööd lihvida ja seda sõnumit öelda, et Hiiumaa on üks äge turismi sihtkoht. Nii et ma soovin teile sisukaid päeva arutelusid, paneme seljad kokku ja toome need turistid siia Hiiumaale ära. Head messi ja head suve. Aitäh! Tere tulemast Hiiumaa 3. turismimessile. Mul on tõeliselt hea meel, et me kõik jälle siin koos oleme. Paar päeva tagasi, kui tänase päeva kava juba täpselt paika saama hakkas, mõtlesin, et teen traditsioonilise tervituskõne. 3. aasta ja kui tublid me oleme olnud ja et Hiiumaa on muinasjutt, nagu ütleb mu hea sõbranna Justõna Poolast. Jah, seesama Justõna, kelle tsitaat on uue Keskväljaku koopi seinal. Hiiumaa ongi muinasjutt. Seda juttu räägib ta kõigile ja kui ühel hetkel hakkab teile tulema poolakeelseid turiste, siis on see arvatavasti just tema teene. Aga seda kõnet kavandades hakkas meelde tulema igasuguseid asju, mida kindlasti tahaksin ära mainida. Ja et need asjad mul kõne lõpus meelest ära ei läheks või et need pärast muud juttu teile juba igavad ei tunduks, siis alustan hoopis nendest mõtetest. Esimeseks tänavuse Hiiumaa turismimessi sõnumiks on aplaus Tiit Randmaale. Presidendi aurahaga hinnatud ja mitmeid muid tunnustusi saanud Tiit teatas nüüd, et annab ettevõtte juhtimise üle poeg Raidole ja võtab ise veidi rahulikumalt. Vaevalt, et ta kiiktool istuma raatsib jääda ja küllap me kuuleme, näeme teda edaspidigi nii bussi kui mootorpaadi roolis. Aga Hiiumaa turismi arengusse on Tiit teinud väga suure panuse ning see mõju kestab edasi veel kaua. Igatahes vägev töö ja aitäh suurepärase eeskuju eest. Aplaus! Ja Tiit, kui nii igav peaks hakkama, et tuleb tahtmine raadiosse Vox Populi või Vinguviioli saates helistada, siis pea meeles, et oled alati oodatud turismiasjaliste üritustele kaasa rääkima, kaasa mõtlema ja küll me sulle mingid ülesanded ikkagi ka välja mõtleme. Rõõmustamist väärivat on meil Hiiumaal aga küll ja veel. Näiteks käisin hiljuti Hundi puhkemajas, et teha neist tutvustav lugu meie hiiumaa.ee keskkonda. Sain ühe imelise üllatusosaliseks, mida kõike Hille ja Priidu puhkekülas leidub. Veiniteraapia, saunateraapia, spa, grillimaja, diskoripuldiga paargu, tavalisematest saunadest, öömajadest rääkimata. Ja selliseid pärle on loomulikult Hiiumaal veel. Kuid üks mis kindel, nendest tuleb meil endil ka rääkida. Kui me ise ennast ei kiida, siis ei tea ka külastajad meid otsida ja külla tulla. Aga saan vihjata, et enesekiitmise teemal tuleb täna üks väga hea ettekanne. Ja muidugi Hiiumaa meri, sadamad, kalamehed, purjekad, maailma ilusaima väikelaeva sadama Orjaku ja kogukonnakeskuse perenaise Margiti lugu sai viimase kõu Hiiumaa kaante vahele ning ilusaid ja arenevaid merele mineku kohti on meil ju veel. Kalana ja Sõru said just korda. Kärdlas saab paate, supplaude ja vesijalgrattaid laenutada. Mereriigina peame kindlasti oma meresõidukultuuri püsimise eest hoolt kandma. Ja üks teema, millel olen palju mõelnud ja millega turismiklaster on ka tegelenud, on just need samad välisturistid. Täna jõuavad Hiiumaale need välismaalased, kes juba ette väga konkreetselt teavad, mida nad siin teha tahavad. Niisama välismaa turist, kes Tallinna või Pärnusse saabub, ei oska selle peale lihtsalt tulla, et teeks vahepõike Hiiumaale. Aga nagu juba enne mainitud,
Poola sõbranna Justena näide kinnitab, hea sõna hakkab levima. Kui keegi välismaalasele soovitab ja ta siia tulebki, siis jääb ta enamasti rahule. Tänast turismimessi avades on mul hea meel, et Hiiumaal on nii palju toredaid inimesi, kes ühtlasi tulevad kaasa ideega, mis esialgu võivad pisut hullud tunduda. Ka turismimessiga alustasime üsna keerulisel ja ebakindlal hetkel, kui kõik messid olid koroonapandeemia tõttu mitu korda juba ära jäänud. Aga see idee sattus õigesse aega ja õigete inimeste eestvedamisel läks ka käima. Nüüd avame messi juba 3. korda. Ja oluliseks pean ka seda, et tänase päeva lõpus tunnustame Hiiumaa turismitegelasi. Kunstiaastale sobivalt saavad pinslit pihku 10 suurepärast turismiasjalist. Meie 3. turismimess on sellega avatud ja tähistagu see meile jälle ühe eduka hooaja algust. Aitäh kõigile, kellega koos me sel teekonnal oleme olnud ja oleme edasi. Aitäh teile, vägevad olete! Kui ma olin aasta aega perega elanud Torontos ja siis tagasi tulin siia, siis jalutades Lehtmast Tahkunasse üks keskmiselt tuim Eesti mees lihtsalt jalutab ja nutab. Seepärast, et see oli nii ilus, see puudutas mind ja järgmine laul on armastuslaul Hiiumaale, võiks öelda. Ma arvan, et see tekst võis olla, see on seotud sellega, et me hommikutelevisioonis olime Eesti televisioonis, aga ma arvan, et see tekst on seotud selle emotsiooniga, see, kui me tagasi Hiiumaale olime. Jalutan rannal ja südames on tänutunne. See tunne on tuttav, seda tundnud ju olen ka enne. See oli mändide all keset kanarpikke ja kaile. See oli päikese tõusu vaadates alles üleeile. Pikutan asal ja südames on rõõm ja rahu. Ja see, mida kogen, mu sisse hästi ei mahu. Ja seepärast laulan ja luuletan tulest ja päiksest. Ühest lainete teel seisva siidaste saarest nii väiksest. See on mu kodu, mis on vaid täpike maailmakaartide peal. See on mu kodu, elab vaid käputäis isepäiseid hiidlasi seal. See on mu kodu ja tean, et pole teist sarnast terve maailma peal. Ja see on mu kodu ja seda ma tunnen ja seda ma tean. Hommikul rabas võid kohtuda vaid endaga. Suve tuleb mul pühivad palgelt kõik pisarad. Mererüppe poeb tagasi loojuv päikene. Uus päev uue armuga algab taas kõigile. See on mu kodu, mis on vaid täpike maailmakaartide peal. See on mu kodu, elab vaid käputäis isepäiseid hiidlasi seal. See on mu kodu ja tean, et pole teist sarnast terve maailma peal. Ja see on mu kodu ja seda ma tunnen ja seda ma tean. See on mu kodu, mis on vaid täpike maailmakaartide peal. See on mu kodu, elab vaid käputäis isepäiseid hiidlasi seal. See on mu kodu ja tean, et pole teist
meist sarnas terve maailma peal. Ja see on mu kodu ja seda ma tunnen ja see on mu kodu ja seda ma tunnen ja seda ma tean. Ja seda ma tean ja seda ma tean. Aitäh ja ilusat päeva jätku teile!